Tere taas üle pika aja. Meie kanalil pole nüüd peale 3 esimese video tükk aega midagi tulnud. Üks põhjus oli see, et tellijate tagasiside oli selline mõistlik rahulolematus heli kvaliteediga. Et nagu sai ka, aga selline 4-3 miinusega. Tänaseks on see viga parandatud, meil on olemas korralikud kraemikrofonid, aga nagu antud pildilt näha võib, mul teda krae küljes ei ole, väga lihtsal põhjusel. Mikrofonid on telgis, kus praegu laps magab. Kui laps magab, siis ma saan videot teha, aga kui ma lähen ka mikrofoni otsima, siis tõenäoliselt lähen lapse üles. Lastepäev magab, nii et andke mulle nüüd see võib-olla puudulik heli kvaliteet andeks ja ma teen ikkagi ühe video ära. Püüan rohkem visuaalile rõhku panna, mitte sõna seletusele. Aga mida ma siis täna teha tahan ja näidata, analoogseid videosid tuleb palju. See on üks tarbi video. Tarp on minu üks lemmikasi. Mis see on? See on kate, mis on disainitud siis varjualuse tegemiseks. Ja tegelikult neid varjualuse tüüpe, mida ühes tarbis teha annab, on kümneid ilma liialdamata. Ja see natukene sõltub ka sellest, mis mõõtmetega see tarp on. Neid on päris pisikesi, on sõna otses mõttes selliseid, mis on äkki võib-olla seal 1,5 x 2 meetrit ja kui ma õieti mäletan, siis mis ma olen netis surfates leidnud, on kõige suurem olnud äkki vist 5 või 5,5 x 5 meetrit või midagi siukest. Päris suur, aga tüüpiline võib-olla, mida kõige rohkem kasutatakse, on siis 3x3 tarbid. Minul sellist enam ei ole, väga lihtne põhjus, ma ei kasuta enam tarpi üksinda, vaid mul on pere, mul on vaja nii suurt tarpi, mille alla siis vajadusel vähemalt pooled pereliikmed, mina naisega, võib-olla isegi koos lastega ära mahume, ehk siis 4 inimest. Aga on ju see vahendus ka, et lastele eraldi varjualune väiksemast tarbist ja vanematele koos varustusega siis suurem, aga see on eraldi teema. Täna ma tahan siis ühte lihtsat varjualuse tüüpi näidata, näitan seda väga praktilisel põhjusel. Mul tuleb homme siia, kus ma praegu olen, Kõpu poolsaarel, ühte telkimiskohta üks külaline, kellel ei ole telki, aga tal on seesama tarp, mille ta juba minu kätte toimetas. Ja kuna siin putukaid ei ole, ma olen siin juba olnud üle nädala aja ja 9 päeva vist. Selle ajooksul ma olen 2 sääska ja 3 parmu kohanud, nii et siis mingit sükest putukakindlat varjat pole vaja. Teen ühe lihtsa varjualuse vaatega merele, et inimene hommikul ärgates saaks siis nautida suursugust vaadet. Ja aga mis siis ikka, hakkan otsast nokitsema ja kui mul tekib mõte, mida on vaja teiega jagada, eks ma siis korjan kaamera maast üles ja jagan seda mõtet teiega. Aga nüüd siis hakkan nokitsema.
nii, et millega ma siis nüüd hakkama sain? Kohe näitan teile ka. See on siis selline varjalune, tagant on ots nagu tõstetud, et ise paremini alla mahtuda, et vihma korral nagu tarp vastu magamiskotti ei tuleks. Et praegu on tarp pandud nii laialt, et rohkem on rõhku pandud avarusele, mitte nagu sellele, et tarbi küljed põrandaks keerata. Moment on siin mul need nii-öelda küljenurgad jäetud lahti, aga idee ongi selles, et nad võiksidki lahti olla, et pärast, kui on magama minek, siis need nii-öelda pingutatakse siia sissepoole kinni, et siin varjus saab näiteks asju hoida või leiab nii-öelda tuulevarjulisema koha, et mingit laadi välipliidi peal midagi süüa vaaritada. Aga ütleme, et niimoodi, et kui nüüd seda tarpi nii laialt ei paneks, siis saaks nendest aasadest omavahel väikse karabiiniga, need aasad omavahel ühendada väikse karabiiniga ja põhimõtteliselt oleks sel juhul nii-öelda nagu peaaegu tuks kinni. Ja kui matkal olla, siis lihtsalt seespoolt tõstab veel oma seljakoti ette. Et avarust, ütleme, et 3 inimest mahuks siia kindlasti alla, aga kahekesi on väga mugav ja üksinda on nagu kohe eriti ülbe siin laiutada. Aga mis on nagu küll tähtis, et kui ma nüüd ütleme seda pingutust siin poleks teinud puu külge, siis ta oleks niimoodi lötsti põhimõtteliselt magajatel magamiskottide peal ja see tunne nagu kui märg asi nii-öelda, ta vett läbi ei lase, aga kondensaat ikka tahes-tahmata tekib sisse. Et kui see vastu magamiskotti on, siis ega see meeldiv ei ole. Varustus saab märjaks. Aga mis siin ikka, et see on üks kümnetest tarbi püstitamise lahendustest, et kindlasti ma siin näitan varsti mõned oluliselt lihtsamad. Kui nägite, et siis aega veidike nõudis, aga midagi keerulist ei olnud ka selles, aga on veel lihtsamaid püstitamisviise. Näitan neid ja kindlasti ma tahaks näidata mõnda, mis ütleme oleks täiesti võib-olla konkurentsivõimeline oma tuulepidavuselt siis telgile. Aga miks peaks nüüd ütleme inimene eelistama tarpi telgile? Minu jaoks on see vastus väga lihtne. Ma saan tarpi kasutada 10 erinevatel viisidel, erinevaid varjeoluseid teha. Lisaks sellele ma saan tarbist teha ka veepüünise puhta vee hankimiseks, aga see on juba eraldi videoteema sellest kunagi tulevikus. Aga eks ma nüüd vaikselt hakkan neid tarbivideosid nokitsema. Siis ikka, kui ennem ei näe, siis järgmises videos.